Uus trend tundub põnevana. Mine ChatGPT-sse ja kirjuta loo minust ja minu tööst karikatuur, lähtudes kõigest, mida sa minu kohta tead. Ja sinu tehisintellektis sõber loobki sinust pildi, mis peaks sind ja su elu kujutama. Ühest küljest on ta siuke tore, lõbus, siuke sotsiaalne mäng, aga teisest küljest see toob välja ka teatud nagu riskikohad. Teinekord on sellised mängud, selline kaval viis, inglise keeli on termin siuke nagu social engineering, et siuke kaval nõks, kuidas kasutajate käest saada lisainfo. Ka meie toimetuses on nii mõnelgi kolleegil tehisaru suureks sõbraks kujunenud. Aga ma tahaks ikkagi näha ka, et kuidas see asi siis toimib, mis sealt lõpuks välja tuleb, nii et teeme selle korra läbi. Teeme läbi, avad ChatGPT, siis võtad prompti. Ehk siis selle teksti, mis tuleb, selle küsimuse siis nii-öelda. Just. Ja siis lisaks annad endast talle pildi, et oskaks siis seal pildi peal sind võimalikult täpselt kujutada, et sa saaksid aru, et sa oled sina. Ma andsin talle siis suvise pildi mõnusast surfirannast. Et suvel on teada tuntud fakt see, et kõik on ilusamad. Okei, siis vaatame edasi, mis ta sinust siis tegema hakkab. Nii. Oi, meil tuli hoopis teistsugune mees tuli välja. Karvane mees. No võib-olla pead habet kasvatama, äkki ta annab vihja. Mul siin praegu on väike kampaania endale, et hoin väikest ude. Et võib-olla ta siis teab seda, et prille mul küll ei ole. Väga huvitav. No proovime äkki korra veel, aga arvutimängi. Teeme korra veel, jah? Vaatame, iga kord ei tule ka õige välja. Katse 2. Näe, siin juba läheb õigesti. Meediamaailma assistent ja TV3 logo. Nii. See juba paistab natukene nagu õigem tulevad. See asi nüüd õige, kui ta ikkagi suudab pildi õigest ära lugeda. Jääd rahule siis sellega, mis seal nüüd taustal ja pildil on? Ma ütleks küll, et siin on kindlasti näha, et TV3 peaaegu et logo, mingi versioon sellest, kaamera, uudistes, õhtul kell 7 ja siin turundusteemad asjad ka. Tihtipeale aga antakse sellise pildi loomiseks endast tehisarule ka juurde isiklikku informatsiooni nagu nimi, töökoht, koduloomade või laste olemasolu ning laetakse üles ka pilt. Sealt on juba täiesti suur risk, et seda saab teistpidi nagu ära kasutada näiteks küberpättide poolt, eks ju, et kui see info lekib, siis tema teab seda näiteks, et milline sa välja näed, kus sa töötad, kellega sa suhtled, lävid internetis. Mis sa sellest trendist siis üldiselt arvad? No ma arvan, et see jõuab lõpuks sinna tasemele, et ka näiteks nagu Google või sotsiaalmeedia, Meta, mis iganes, et samamoodi sinna sa sisestad ju infot enda kohta, annad pilte, annad ju seda infot, kus sa oled, mis sa teed. Et samamoodi ka nagu chatiga näiteks peab olema siis selles osas kriitiline, et mis sa talle ju sinna sisestad, seda ta ju teab. Samas, Janari sõnul on vahetevahel arukas uurida tehisarult, mida ta siiamaani sinust teab. Mina siinkohal võin nüüd ausalt üles tunnistada, et mina guugeldan vanakooli viisil ja ei küsi tehisarult ega ChatGPT-lt abi. Küll aga tahaks siiski teada, et kas või kui palju tehisaru tegelikult minu kohta ikkagi infot kuskilt internetist kokku saanud juba on. Et võib-olla aitad siis vaatame üle, et kas või mida ta üldse minust teab. Ma ei tea, kas sa oled valmis seda vastu võtma, aga siin on kirjas. Väga hea, ma ei ole tuntud avaliku elu tegelane. Kuid, alati on üks aga. Kuid Eesti meedias ja eriti TV3 uudistes figureerib Maria Metsur kui TV3 reporter ja ajakirjanik. No selle infoga ma suudan veel elada, sest et seda ilmselt teavad kõik, kes siin praegu ka uudiseid vaatavad. Mis nad nagu päriselt karu kõhus teevad nende andmetega, seda selles osas ma jään vastuse võlgu, aga teades, kuidas andmeid kasutada saab, siis sellega saab tegelikkuses väga hästi kasutajaid profileerida. Näiteks kui teatakse, et kasutaja Janar on farmi omanik on ju, et siis ja teatakse, et seal töötab Mari, Kadri ja Jaan on ju, ja saadaksegi minu nimel siis saata nendele juba väga suunatud õngitsuskiri näiteks. No, see on üks variant. Võiks öelda, et kujutlusvõime on piiriks siin kohal. Ühesõnaga, Maria, kõik sõltub sellest, mis sa ise internetti postitad, teed ja paned. Ühesõnaga tuleb ettevaatlik olla sellega, mis infot te annate, seda infot tegelikult saavad tehisarud, internet ja kõik muud inimesed teie vastu või kasuks siis kasutada.